minu nimi on Margus. Teen teile täna lühitutvustuse Toyota RAV4-le. Antud isendiga on tegemist siis Toyota RAV4 hübriid premium varustuses ja esimene asi, millest alustaks, oleks uste lukustamine ja avamine. Uste avamiseks lukustamiseks on 3 erinevat moodust, on siis puldilt nuppudest või võtad käepidemes kinni, tulevad uksed lahti ja sulgemine siis põhimõtteliselt siia 2 joone peale, mis on käepidemel ja uksed lähevad kinni. 3. moodus on võtmes siis manuaalselt, on reaalne võti, millega saad siit uksi kinni lahti teha manuaalselt. Edasi liikudes on pagasiluuk. Pagasiluugi avamiseks on samuti 3 erinevat moodust. Esimene on siis roolilt vasakul all on nupp, teine moodus on manuaalselt, siis vajutad siia nupule või hoiad puldil alumist nuppu siis reaalselt peal. Hoiad peal, käib piiks, tuleb lahti. Pagasiluuk on avatud, siis on pagasiruum. Pagasiruumi katet saab eraldi edasi-tagasi liigutada. Tervet osa saab ära võtta siis seda osa kokku poole pigistades. Ja siin põhja all asub antud siis isendil on siis rehviparanduskomplekt. Madalamatel varustustel on siis väike varuratas, tungraud, rehvi või ratta siis võtmete komplekt. Lisaks on siin veel siis tule võimalus, 12 volti pistik ning väike sahtel, kuhu saab siis asju väiksemad panna, et nad ei liiguks ringi. Enamus mudelitel on taga siis ka parkimisandurit. Sulgemine pagasiluugil manuaalselt siis nupule siia vajutades. Kaamerasilm on siin. Seda soovitame siis puhastada niiske salvrätiga, et ei kriibiks kaamerasilm ära. Edasi liikudes tankimisava. Tankimisava saab avada juhiukse avades. Siin all on nupp, millele vajutades saab avada. Kõrval on kohe ka kapott. Tankimisava avades näete ära siis kütused, mis võib kasutada. Bensiinimootoril siis 95-98. Ei tohi tankida siis diiselkütust. Korgi tankimiseks hoiustate siia. Kui olete ära tankinud, keerate kinni, senikaua käib selline väike nõks. Ja ongi valmis. Kapoti alla minnes hästi lihtne moodus on meelde jätta, et paremalt poolt Toyota märgi juures paned käe siia alla. Sa leiad üles kohe hooba, millest saad avada luugi. Ja fikseerid selle tikuga ära. Põhikoht, miks kliendid siin käima hakkavad, asub siin. See on siis klaasipesuvedelik, must kork, pilt on peal ja enamasti meie poolt on ta alati täis pandud, et kohe siis muret ei ole. Ülejäänud asjad siis on kõik hoolduse poole teha, et otseselt klient ei pea midagi kontrollima või vaatama. Aga kuna tegemist antud autoga on siis hübriidiga, meil ei ole siin käivitusakut kapoti all, siis oleks oluline koht see kate, et seda katet siis eemaldades leiab üles käivitamise koha, juhul kui aku on tühi, et plussklemm on reaalselt siis selle katte all ja siia külge saab plussklemmi panna ühesõnaga krokodilli. Miinuse võib panna palja poldi külge, mis on siis seal amordi peal. Ja kui on auto käima pandud, siis kinnitate kõik uuesti ja oletegi valmis sõitmiseks. Ja sulgemiseks siis kõik ilusti tagasi. Ja soovitame lasta kukkuda nii kõrgelt, et sulgeda siis korrektselt luuk. Eesosas siis LED-tuled, päevasõidutuli, lähituli, kaugtuli, Tulepesurid siis töötavad alati, kui on lähituli süttinud ja pritsib iga 5 kord siis uuesti. Siin märgi taga, see märk on siis sile, on radarit, 2 radarit ja ülejäänud 3 radarit on siis esiklaasil. Seal esiklaasil on siis raja jälgimine, kaugtulede vahetus ja märkide tuvastus. Siit edasi on elektrised klaasi tõstukid, uksed manuaalselt kinni lahti ja akende blokeering, juhul kui ta ei soovi, et tagumiste akendega keegi mängiks. Peeglid parem-vasak, siis üles-alla parem-vasak reguleering ning kas on soovi, et auto küljepeeglid oleks lahti, on valik kogu aeg koos või auto, see tähendab seda, et on uste sulgedes siis ühesõnaga peeglid jooksevad kokku, lahti tehes lähevad lahku. Siit edasi liikudes
esimene asi, mida ma pigem tutvustaks, oleks tulede kang. Tulede kangi puhul jätaks siis auto funktsiooni peale ja juhul, kui te soovite, et auto vahetaks ise ka kaugtulesid, siis lülitaks selle A-tähega märgi sisse. Ja lükkad kangi ette, siis ta hakkab automaatselt ise vahetama. Antud autol siis on terve esiklaas soojendusega, siin on siis soojenduseks nupp, et kasutada, roolisoojendus ja see kolmas koht, kus siis sai pagasiluki avada ja sulgeda. Siit edasi minnes nüüd tulede kangi puhul oli veel siis udutuledeks, et siit seda kangi pealset osa keerates saad esimesed tagumised udutuled tööle panna ja nulli keerates on maas. Lükates üles on vasak või parempoolne suunatuli, teisele poole on vasakpoolne suunatuli ja õrnalt vajutades teeb siis alati tuli 3 korda. Valik siit roolilt, üles alla parem vasak ja okk-nupp. Siit siis saab valida vaateid kellade vahelt siis, et keskmine kulu, palju võttis kütust siis mingi distantsi peale ja valikud siis üles alla parem vasak. Nullida keskmis kulu saab okk-nupu peal hoides, läheb nulli. Rae jälgimise nupp on siin on-off, siit saab lihtsalt valikuid teha, kui tundlik ta on, eks ju. Veel paremale minnes siis audiofunktsioonid, ühesõnaga raadio, kanalite valik siis pigem roolilt paremalt. Veel edasi läbitud distants, palju võttis aega, energiamonitor, siit siis näeb ära palju on akulaetavus, mis mootorid reaalselt töötavad ja millal toimub laadimine. Et joonte puhul võib meelde jätta, et kollased jooned tähendavad alati siis elektrimootorid, punased siis bensiinimootorid ja rohelised laadimist. Ja lõpus on siis radarite seaded, esimene valik siis hoiad okk-nupu peal on raja jälgimine. Siin siis võib kõik jätta sisse, kõik maksimaalse jälgimise peale ja on-off nupp on sul roolil, et juhul kui soovid siis välja lülitada, saab teha siis rooli pealt. Kokkupõrkennetus, alati soovitan sees hoida, alati maksimaalse jälgimise peal või tundlikkuse peal, sest et see rada reaalselt võib sinu elu päästa, et hoidke alati palun sees. Veel edasi minnes on pimenurgaandurid on antud autol, siis peeglitesse tekivad tulukesed, juhul kui keegi on pimenurgas. Parkandurite sisse-välja lülitusnupu võimalus on siin. Tagant ristsuunas liikluse andurid, sisse-välja võimalus. Märkide tuvastus ja nende kuvamine siia ekraanile. Las kuva pigem, ärge usaldage. Kindlasti te ei tunne ära märki, mis on siis linnamärk, märki, mis on oksa taga või lumine. Selle ühesõnaga pigem jätaks välja, see on siis see, et kui sa kasutad adaptiivset püsikiirushoidjat, sõidud 90 km tunnis, tuleb 70 märk, kogemata võetud miinust, siis ta võib drastiliselt hakata pidurdama või siis vastupidi. Lõpus siis veel vehicle settings, siit alt saate reguleerida tagaluugi kõrgust ja heli, kui ta avaneb. Heli puhul siis soovitan jätta maksimaalse peale, et siis sa kuuled reaalselt, kui sa avad luuki, muidu ei kuule vastavalt sellele. Ja juhul, kui oled rehvirõhkusid reguleerinud, siis rehvirõhkusid nullida saab siit või oled rattakomplekti vahetanud, siis rattakomplekti vahetus saab teha samamoodi siit vehicle settingute alt. Lõpus kõige viimane on siis settings, kus saab valida keelt ja meter type. Siin on 2 valikut, üks on analoog ja teine on digital. Et siit siis valige endale sobiv vaade. Isiklikult eelistan mina siis digitali, näen ära numbrilise kiiruse, kui kiiresti ma reaalselt siis sõidan. Ja siit olemegi tiiru peale teinud. Täna, kui ühendate telefoni ära, siis telefoni vastuvõtt sõidu ajal hakkab olema siit vasakult nupust, telefoni nupust. Raadio siis vaiksemaks, kõvemaks, pluss miinus, häälvalimise nupp, töötab täna ta ainult inglise keeles, siis võite katsetada. Püsikiirushoidja hakkab siit paremalt poolt nupust tööle, vasakpoolne nupp on siis kiiruse piiraja. 90% kasutab siis kiirushoidjat ja juhul, kui te soovite sobivat kiirust hoidma jätta, vajutate alla set, kui juba hoiab, pluss miinus saate üles alla siis reguleerida 5 kilomeetri kaupa, nupule cancel või pidurit vajutades läheb maha ja juhul, kui te soovite nüüd eelmist mälus olevat kiirust tagasi, vajutate lihtsalt reset, ta taastab eelmise kiiruses. Alati, kui te nüüd olete vajutanud set, auto hoiab mingit kiirust, siis sellest nupust valite distantsi, mis ta ees oleva auto hakkab reaalselt hoidma. Et sinna tuleb siis armatuuri ekraanile ja 3 valikut. Soovitan valida endale sobiv, et oleks ohutu sõita. Mode, erinevad valikud raadio pealt ja kanalite valik. Ülevalt alustades uuste lahti olekul siis kas salongist tuled põlevad või mitte.
las ikkagi töötavad, siis näete pimedal ajal tulla autosse. Järgmine nupp on siis SOS nupp, selle katte taga on selline nupp. Seda nuppu siis kellelgi mitte niisama vajutada, sellega võib kaasneda trahv. Seda nuppu sa ei pea vajutama sellisel hetkel, kui on kokkupõrkel avanenud turvapadi. Aga juhul, kui sa oled nüüd sattunud avariisse, turvapadi ei ole avanenud ja oled autos kinni, siis kindlasti võta kate eest ja vajuta nuppu. Siis läheb signaal häirekeskusesse, teie poole võib hakata liikuma auto ja teiega võidakse läbi kõlarite ühendust võtta. Päikeseprillid hoiustada saab siia. Peegel siis manuaalselt sätid ise paika. See roheline tuluke tähendab seda, et ta on siis ise tummenev. Saad siit autonupust ka välja lülitada, kui on soovi. Radarid, vihmasensor. Vihmasensor siis alati hakkab tööle, kui koemekangi lükada ühe nõksu alla poole, koemed teevad ühe korra ja jäävad ootele. Ja alati, kui nüüd piisava koguse vihma on kogunenud, siis ta hakkab pühkima ja seda intervalli saab reguleerida siit sellest keeratavast nupust või hoovast siis. Kõlarid on autos enamasti 6, üleval 1-2, alustuses 3-4, tagaustuses 5-6. Raadioekraani puhul siis soovitame hoida home-vaadet, näeb ära siis rohkem infot, raadio, telefon, navigatsiooniseade. Menu alt saab kõiki neid funktsioone eraldi teha. Destination on siis map, ühesõnaga saad ise valida siis koha või aadressi, kuhu sa soovid sõita, auto hakkab sind suunama. Järgmine nupp või valik on siis audio. Audio puhul näeb erinevad siis valikud ära, sources, millist siis seadet soovid kasutada, AM, FM, Bluetooth, USB ja kindlasti autol on siis olemas ka Android auto võimalus. Favoritesi alla siis saab koondada oma 6 lemmikraadiot. Listi alt ma pigem soovitan otsida. Listi alla siis kuvatakse kõik raadiod, mis siis antud asukohas siis auto leiab. Valite endale sobiva raadio, panete mängima, lähete tagasi favorites ja juhul, kui seda raadiot ei ole, siin hoiate seal peal, kuhu te soovite salvestada. Ja üks oluline koht on lõpus, sound. Siit siis saab reguleerida oma maitse järgi siis helipaika. Menu, telefoni ühendamiseks siis on võimalus siit, avate telefonil settingut, Bluetoothi ja panete siit otsingus yes ja juhul, kui telefon leiab siis auto, peaks kuvama sinna Toyota Dutch, valite selle ja enamasti leiab see auto teie telefoni ise juba ja saate siit valida ekraani pealt. Ja ühendate ära, ootate, kui kõik küsimused on küsitud ja ongi valmis. Äpid siis töötavad siis, kui sa oled telefoni ära ühendanud, jaganud ka internetti. Info all on energiamonitor, trip information siis minutiliselt tulbab palju on võtnud kütust ja history all on mingisuguse distantsi peale siis keskmine kulu, näitab suurem tulbaga siis. Setup, siit alt siis kell, keel ja nii edasi, piipheli kui soovid, ei soovi. Bluetoothi alt siit vaadata siis, mis telefonid on ühendatud, uut telefoni lisada ja kustutada. Ja kõige all on üks valik siis vehicle. Vehicle alt siis door lock settings. Soovitame jätta siis kiiruse tundlikkuse peale, et ühesõnaga, kui te liigute kiiremini kui 20 km tunnis, uksed lähevad lukku ja lahti tegemise paneks pigem siis shift to P. Ühesõnaga, nii kui panete parki peale, auto uksed lähevad automaatselt lahti. Ja siit osas siis põhimõtteliselt on kõik ja juhul, kui te siis pimedal ajal ekraan häirib, siis vajutate menüü, siia alla tuleb ekraani paremasse serva display, vajutate siia ja screen off saate pildi ära kustutada, et ühesõnaga ei segaks pimedal ajal. Ja tööle hakkab uuesti, kui te vajate ükskõik mis nuppusid. Ohutuled, temperatuuri reguleerite siis sellest nupust, soovitan autofunktsiooni kasutada. Valitud temperatuuri siis autofunktsiooni all siis ise üritab hoida, puhub kuhu palju on vaja, eks ju. Off nuppu ei soovita kunagi kasutada, las pigem õhk autos liigub. See nupp suunab kõik õhuesi klaasile, küljepeeglid, tagaklaas soojendus, valik Eco, Fast, Medium. Mina kasutan Ecot suvel, kuuma autos istudes, siis ta rahulikult hakkab jahutama, ei puhu kurku haigeks. Fasti pigem ei kasuta, sest ventilaator kogu aeg siis undab ja talvel kasutan Mediumi, et ta siis pakuks mulle seda temperatuuri, mis ma olen valinud kiiremini. Neid 3 nuppu siis kiirus ja kuhu puhub kasutama ei pea, kui sa kasutad autofunktsiooni. Siseringlus, välisringlus ja 3 tsooni või 2 tsooni siis välja lülitamiseks, juhul kui sa ei soovi kasutada, aga soovitan sees hoida, siis auto jaheneb või soojeneb kiiremini.
kõrvalistuja, juhul kui temal on soov teisele temperatuurile, saab valida siit ja kui tema läheb külje kõrvalt ära, siis vajutad duali nupu maha, taastab selle, mis oli juht ennem valinud. Ja AC, konditsioneer soovitan sees hoida aastaringselt. Suvel jahutab, talvel viib välja niiskuse, mis ta jalgadega autosse toote ja reaalselt kuivatab salongi. Istmesoojendused, veojõu kontroll. Antud autol on siis juhtmete laadimise võimalus siin, et vajutad nupu sisse, siis hakkab laadima, juhul kui panete telefoni siia, kui telefon võimaldab seda. 12 volti pistik ja USB pistik. Automaat käiguast on siis park, käik on väljas, rattad on blokeeritud, tagurpidi käik, reverse, alati tuleb pilt siia ekraanile. Joonte puhul võib meelde jätta, et esimene joon siin taga on siis 1,5 meetrit, keskmine joon 0,5 meetrit, punane joon 30 cm tagapamprini. Siit on valik siis erinevate joonte peale ja vaate valik. Neutrali siis igapäevast inimesed ei kasuta, drive on see, millega sõidate siis edasi. Ja juhul kui soovite manuaalset käiku vahetada, siis drive'ilt lükkate vasakule S peale pluss miinus üles-alla saate käiku manuaalselt vahetada ja lükkate park tagasi. Käsipidur on elektriline, tema läheb automaatselt ise maha, kui sa oled valinud drive, alati läheb ise peale, kui sa valid park, et otseselt kasutama ei pea. Hold on siis nupp, mida mina kasutan linnas, vajutades seda nuppu, tuleb armatuuri peale samasugune rohelist värvi märk ja foori taga, kui te olete jäänud seisma, vajutate korraks tugevani pidurit, siis sinna kõrvale tuleb hold kollane kiri. Ja see tähendab seda, et auto jääb ise pidurit peal, te võite piduri lahti lasta. Juhul kui soovite liikuma hakata, siis lihtsalt vajutate gaasipedaali. Eco Normal Sport siis sõidurežiimid, Eco uimasem, normal, mis enamasti inimesi kasutab, väheriksam ja sport on sport. Kõik inimesed teavad siis, mis see on, eks ju, et tõstab mootori pöördeid, vahetab käiku hiljem, loomulikult kütusekulu on kõrge. Selline oli siis meie lühitutvustus Toyota RAV4-le. Loodetavasti saite oma küsimustele vastused. Juhul kui tekib küsimusi, siis võtke ühendust oma müügikonsultandiga, et saab temalt üle küsida vajalikud küsimused.